Koolitarbed kappi tiim. Okay. Mina olen Kriim, mina vastutasin jäätise müügi eest. Mina siis olen Triin ja mina vastutasin kodulehekülje tegemise eest. Meie tiimis on ka veel Anni ja Karl, aga neid pole täna siin. Anni tegi kodulehe Facebooki lehe ja Karl seda küünlaaluseid. Ma vastutasin heategevusliku loterii eest. Mina siis otsisin sponsoreid ja kujundasin plakati. Kõik olid meid nõus aitama ja osalesime esimest korda sellisel üritusel ja tahtsime saada kogemust. Ärimudel oli siis selline, et me heategevusega kukkusime raha, et osta õpilastele kapid, sest et kaovad ära koduklassid ja siis ei saa asju enda klassis hoida ja et kooli asju saaks hoida kuskil. Meil oli palju uudiseid Facebooki lehel, kooli kodulehel ja ka Delfis oli üks artikkel. See kapp on mõeldud 5. kuni 9. klassi õpilastele koolitarvete hoidmiseks ja kaudsed kasutajad on lapsevanemad ja õpetajad. Selle kapi joonis oli selline. Meie esialgne eesmärk on siis täidetud, me saime ühe kapi juba ja siis on veel tulemas paar heategevuslikku üritust, mille käigus me kogume raha, et veel kappe juurde saada. Õppisime tiimitööd, aja planeerimist ja seda, et esimeste raskuste juures ei tohi kohe alla anda. Täname vaatamast ja kuulamast. Aitäh! Super, ideaalne ajastus. Te olete eriti tublid, sest olete kõige esimesed. Olete nõus, et nad on eriti tublid, sest nad on kõige esimesed. Teeme neile veel ühe suure aplausi. Nad said enne aega valmis. Nii, nüüd tuleb järgmine voor on küsimused. Küsimuste voor algab nüüd. Läks. Esmalt siis eelkõige Žrilt. Palun tee häält ka, kui sa küsid, sellepärast, et ei pruugi näha saalis, see on pime. Seal on üks käsi. Üks käsi, kus kohas? Hoia kätt püsti. Kaamera taga, jah. Jooksu ka. Hästi kiiresti jooksuga. Aitäh. Mis teid motiveeris seda tegema? Meil koolis kõik tahtsid endale kappe saada, kõik tahtsid, mis värvi ja igast värgi. Kõik tahtsid omale ägedaid kappe, kus saab oma asju hoida, sest ja siis me mõtlesime, et teeks midagi head kõigile. Väga hea, siin üks küsimus. Hüüa kõva häälega kasvi. Kas keegi tahtis teid aidata? Hoolekogu. Kõik olid sõbralikud ja tegelikult me isegi ei teadnud vahepeal. Vahepeal aidati meid salaja. Siit veel üks küsimus siit. Ja siin on hüüa kõvasti. Sellepärast, et me ise need organiseerime kõik. Nagu, et õpilased oma kaasõpilastele nagu hea tegevusega muretsevad kapid. Meil kaovad koduklassid ära. Jaa. Viimase 5 sekundit aega. 4, 3, 2 ja 1 ja me teeme neile veel ühe ülisuuri aplausi. Täname meeskonda!